Nii, tere päevast, head kauplejad ja rõõm on siin teiega olla selles septembrikuus ja rääkida kauplemisteemadel. Täna me räägime sellest, kes on Warren Buffett ja kuidas tema investeerib ja üleüldse räägime sellisest väärtusinvesteeringutest. Warren Buffett, ma arvan, et teate, kes on ja räägimegi siis täna, milline on tema investeerimisstiil, kuidas investeerida nagu Warren Buffett ja räägime sellest, milline on aktsia tegelik väärtuse ja räägime sellest, milline on võtmetähtsusega osa Warreni investeerimisstrateegiast. Tal on mitu osa, tema üks kuulsamaid siis nii-öelda ütlusi on see, et sa peaksid oma mune nii-öelda hajutama, et mitte panema ühte korvi, sest et kui korv kukub kokku siis, või kukub käest ära, siis lähevad need kõik munad katki. Sa pead erinevatesse korvidesse panema. Mina siis päeva kaupleja võtan selliseid nii-öelda sniper entrysid ja trendi suunas alati kauplen tunnigraafikul ja sealt natuke refine'in seda 15 minuti peale ja üldiselt tegu struktuuri breagi ja retestiga. Ja Admiral siis on Eesti finantsedulugu kindlasti, näiteks TransferWise'i kõrval ja Forex Makler kauplemiseks üle 8000 instrumendi ja kontorid siis põhimõtteliselt mis tahes riigis ja reguleeritud maailma parimate finantsasutuste poolt ning põhimõtteliselt on teil kõik vahendid olemas, et saada edukaks kauplejaks, kõik on teie endi kätes. Aga who is Warren Buffett? Kes on Warren Buffett? Ta on siis investor, ärimees ja filantroop. Ta on andnud oma lubaduse, et ta annab 86% oma nii-öelda ettevõtte aktsiatest annab siis hea tegevuseks ja ta on siis Berkshire Hathaway on siis tema asutatud ettevõte. Tema on siis seal tegevjuht ja esimees siiani ta on siis, ta oli just sünnipäev ja ta on üsna selline vana mees juba kuid, sellegi poolest ta on väga sharp ja endiselt tegutseb ja teda peetakse juba mitmeid kümnendeid maailma edukaimaks investoriks, kuid tema nii-öelda kogu see rikkus on tulnud tegelikult viimase 25 aastaga, et see on siis 60ndatest alates on ta oma 85% oma rikkusest nii-öelda saavutanud ja varade väärtus siis 71,80 miljardit juuli seisuga 2020, et miljardär, mitte just igaüks ei saa öelda, et tal on miljard dollarit turuväärtus, seda saavad öelda vaid väga vähesed ja see tähendab siis seda, et ta on põhimõtteliselt teeninud miljardite inimeste huve, sest et miljardäriks just niisama naljalt nagu ei saada, et sa pead lihtsalt looma miljarditele inimestele sisuliselt väärtust läbi oma tegevuse. Kui mitte miljarditele, siis võib-olla sadadele miljonitele, seda kindlasti teeb läbi oma ettevõtete ja natuke siis sellest taustast, et ta ostis oma esimesed aktsiad 1941. aastal, oli siis alles 11-aastane ning ja 15-aastaselt oli tema vara väärtuseks umbes $6000, mis tol ajal oli siis tänasesse päeva arvestades oli 86,000 ja ütleme 15-aastaselt, kui sa küsid, et tänavad, palju sul pangakontor nagu nii-öelda raha on, siis ütleme, et enamustel on alla 1000, eks ju, aga 15-aastaselt kui sul on selline summa nagu kontol, siis kas sa oled lapsgeenius, oled võib-olla
13 aastat, 15 aastast oled treider olnud või siis on sul rikkad vanemad põhimõtteliselt, et selline arvestus muidugi on natuke umbmäärane või noh, nii-öelda utoopiline, aga niimoodi ta keskeltläbi on, et see on nagu väga muljet avaldav, et need kõik finantsharjumused ja investeerimisharjumused, need hakkavad juba tegelikult varakult pihta, et kui sa küsid täna näiteks, kui sa küsid 25-aastaselt inimeselt, mis ta 45-selt tahaks olla, siis põhimõtteliselt need nii-öelda näiteks ütleme, et finantsvaba 40-aastaselt, 45-selt, siis need harjumused hakkavad tegelikult pihta juba praegult, et sa ei saa olla 40-ne ja siis alles hakata nende asjadele mõtlema, et see on long-term process, täpselt samamoodi nagu igasugune mis tahes kauplemistegevus. Ja tema siis parem käsi on Charlie Munger, kes on ka selline nii-öelda vanem härrasmees juba ja tema siis, teda ma ka väga palju nagu jälgin. Ja Charlie Munger ongi väga hästi tegelikult öelnud, mulle väga meeldib üks quote. Need on siis tegelikult raamatud, võite kas teha screenshoti, kui teil huvitab lugemine. Mina isiklikult pean tunnistama, et ma ei ole neid lugenud, aga ma tean, et need on head, sest need on Amazonis kõige suuremate nii-öelda hinnetega ja nendes kindlasti pettuma ei pea, kui te tahate aktsiate ja üleüldse nii-öelda value investeerimisega tegeleda, et siis need on väga väärt raamatud. Raamatut ma kindlasti soovitan lugeda, aga seda ma ei saa. See on nagu otse loomulikult, et raamatut peab lugema, mis tahes teema, kõige lihtsam, kõige kättesaadavam informatsioon, maksad kümpa Amazonis ja sul on põhimõtteliselt selline patakas nii-öelda erinevate inimeste experience'i olemas, lihtsalt võtta kätte ja tee ära, eks ju. Aga enamus inimesi ei viitsi ja neil ei ole sellist nii-öelda järjepidevust, et lugeda, see peabki olema, see põhimõtteliselt inimene peab ennast sundima lugema seni kaua, kuni ta hakkab seda tegevust nagu armastama, eks ju. Vähemalt mina hakkasin niimoodi lugema, et jah, aga Charlie Munger, ma jäin korra tema puhul siis nii-öelda seisma ja tema on väga hästi öelnud, et mida me enamus ajast teeme, me lihtsalt ootame ja me valmistume selleks hetkeks, kui meie hetk tuleb. Et kui see hetk tuleb, siis me oleme valmistunud ja me teame täpselt, mida teha. Ja üldiselt on niimoodi, et me otsime võimalusi. Täpselt samamoodi teeb ka Warren Buffett kauplejatena, ka nemad on kauplejad, eks ju. Et mida nad otsivad? Nad otsivad 50%-lise tõenäosusega tehinguid, kus nad 50-50, nad võidavad, nad kaotavad, neil ei ole vahet, aga nende risk to reward on alati 1/3 vähemalt. Ja täpselt niimoodi nad nii-öelda professionaalsed kauplejad nii-öelda mõtlevadki, et mul ei pea olema hea success rate, mul võib olla, minu isiklik success rate ei olegi väga nii-öelda, see on alla 35%, aga mu winnerid on lihtsalt massiivsed ja üks winner võib olla 78 ja nad võtavad lihtsalt mu selle win rate'i tähtsuse üldse täiesti maha, eks ju. Ja mis on siis, igal kauplejal on oma investeerimisstiil, eks ju. Mõni on päevakaupleja, mõni on skalper, mõni on value investor ja Warren Buffett on siis kuulus oma väärtusinvesteeringute poolest, et mida siis ta teeb, ta otsib ettevõtteid, mis on siis väga hästi juhitud, millel on head majanduslikud väljavaated, millel on stabiilne turg ja ta ostab need siis kas täielikult või osaliselt välja. Samuti on ta väga palju ettevõtteid päästnud, näiteks Bank of America oli 2008 oli väga suures nii-öelda kriisis ja nad olekski vist ilmselt pankrotti läinud ja ta lihtsalt ostis need minu arust oligi suurema osa kogu nende ettevõtte varadest, nagu ta andis sellisele headel tingimustel nagu, või halbadel tingimustel nii-öelda laenu, mille siis konverteeris enda osaluseks ja mida me siis mõtleme selle üle, et millal on head majanduslikud
väljavaated või mis on nagu hästi juhitud, et üks tema nii-öelda üks tema suur kontsern on siis seotud erinevate kindlustusettevõtetega ja siis üks on selliste tarbekaupadega, näiteks nagu me teame a la need Protector & Gamble, mingid šampoonid ja sellised asjad, siis temal on Heinz ja tal on palju sellist nii-öelda Heinz, seal on ta väga suure osalusega sees, lisaks on tal siis osalused Coca-Colades, igasugustes kommi ettevõtetes, mis toodavad nagu massidele toodavad tarbekaup, mida me tarbime nagu iga päev. Et Warren Buffett ise muidu ka, kui me räägime tervislikust toitumisest, tema sisuliselt toitub nagu väike laps, talle meeldib juua Coca-Colat, talle meeldib juua neid komme, milkat, igast asju ja seda ta teeb avalikult ja eriti ta teeb seda tänu sellele, et esiteks ta ongi täpselt selline, tal on McDonaldsis on osalus ja see ongi tema nii-öelda persoon ja ta promob enda nii-öelda ettevõtete siis nii-öelda toodangut ka. Viimasel ajal tal ei ole küll kõige paremini läinud just sellel aastal, kuna ta sai kõrvetada päris paljude asjadega, aga praegult tema üks parimaid investeeringud, mida ta on teinud, on Apple ja seal ta just ostis ideaalsel ajal ennast sisse ja ideaalsel ajal hakkas see, põhimõtteliselt nii pea, kui ta sisse ostis, siis hakkas tõusma ka ja nüüd on põhimõtteliselt taevas, et eile nüüd sai väikse sell-offi, aga see oli vist mingi 4 või 5% nii-öelda korrektsioon, aga põhimõtteliselt see, kuidas see tema filosoofia, eks ju, et see on siis, kuidas ta seda nii-öelda kõrvutab, või siis meeldib konteksti panna asju, eks ju, et turgudel ka, kui kauplete, siis rääkige lugu, et rääkige endale mingisugune jutustage selle chartiga, et siis hakkab nagu peas palju lihtsam selgus ja teil on teinekord palju lihtsam asjadest nii-öelda aru saada, kui te lihtsalt nii-öelda kirjeldate, mida te näete ja te ei tee seda mõttes, et te lihtsalt põhimõtteliselt räägite. Võib-olla kellelgi tundub, et see on nagu natuke imelik, aga palju imelikum on kaotada suuri summasid ja siis mõelda, et kus mu mõtted olid või mida ma siis mõtlesin, eks ju. Niipea, kui sa ütled selle välja, siis su mõtted muutuvad wisdomiks, ehk siis wisdom, mis see siis on nüüd? Ühesõnaga, veel parem, kirjutage välja lihtsalt rahulikult, kui te näete treidi, siis kirjutage plussid, miinused, kirjutage need välja rahulikult paberi ja pastakaga, tehke endale mingisugune kohe laua juurde, tehke endale mingisugune checklist ja see aitab ka väga hästi, sest teil ei ole seda FOMO-t, teil on aega rahulikult mõelda, miks see hea on, miks ei ole. Aga jah, tulles tagasi selle tema nii-öelda filosoofia juurde, siis see on nagu sigar, et paljud nii-öelda kustutavad selle sigari ära, mõtlevad, et seal on nagu pool alles, eks ju, aga tema näeb seda discounti seal, et seal on veel nii-öelda riskivabad puffid alles ja tema siis võtab need puffid ja seda, mida teised ignoreerivad või ei soovi, siis tema võtab ja nopib selle soodukaga üles ja üldiselt on need soodukad sellised, et ta saab sealt veel nii-öelda paar päeva puffida. Aga jah, tal on siis põhimõtteliselt portfell jaotatud 5 makrogrupiks ja üks on siis see, et ettevõtete opereerimine, nagu ma juba mainisin, siis tal on suured osalused väga suurtes firmades. Üks neist on näiteks Heinz, siis tal on suur nii-öelda kindlustusettevõtete grupp või siis kontsern, kes siis kindlustus on alati selline asi, kus on hästi palju sellist vaba nii-öelda raha, kuna raha tuleb kogu aeg nii-öelda sisse ja seda nii-öelda ei lähe kogu aeg välja, eks sinna tekib rahavoog, mida on siis võimalik kasutada selleks, et teha oma teisi investeeringuid ja see raha põhimõtteliselt on siis garanteeritud, põhimõtteliselt tekib raharinglus, eks ju, et sul tekib vaba raha selles kindlustusettevõttes ja siis seda raha saab põhimõtteliselt saad
pankadega nii-öelda garanteerida, et tegelikult sa saad selle eest, sul on likviidsus, sul on võime nii-öelda osta mis tahes ettevõtted sellist, seal liiguvad nagu miljardid, eks ju. Et see ettevõtete opereerimine ja üks on siis täpselt, et avalikult kaubeldavad aktsiaportfellid, ehk siis tema nii-öelda ongi, see on siis tema see kaupleja osa. Üldiselt ta on eelkõige investor, kes otsib ettevõtteid, mis on alahinnatud ja ta otsib põhjast osta ettevõtteid, mida siis üles ehitada ja paremini juhtida ja saavutada nende tipppotentsiaal. Põhimõtteliselt on see, mida see on the bread and butter, see on see, mida ta teeb, aga ta kaupleb ka ja aktsiaportfellid tavaliselt on siis nende osalus umbes 5–10% kogu tema portfooliost, nagu ma mainisin, seda hajutab palju. Apple'iga on kusjuures see selline huvitav lugu, ma küll ei mäleta, mis aastal ta sisenes Apple'isse, aga üks teine maailmakuulus investor, Carl Icahn või Icahn, tema siis, nad on kaks, mõlemad on maailmakuulsad investorid, mõlemad miljardärid ja põhimõtteliselt oli niimoodi, et Carl Icahn ostis Apple'it ja ta ostis natuke liiga vara ja ta hoidis seda 4-5 aastat järjest ja see aktsia lihtsalt ei läinud mitte kuskile põhimõtteliselt. Ja see ei olnud nagu nüüd nii kaua aega tagasi, aga kõik need iPhone'id asjad olid juba väljas, siis seda aktsia ei tõusnud piisavalt, et see oleks nagu ennast ära tasunud. Ja pärast 5 või 6 aastat hoidmist ta müüs oma osaluse maha. Ja see oli see, põhimõtteliselt oli 2 või kuu või 2 midagi sellist vahet, kus siis põhimõtteliselt Buffett ostis, mitte just tema nii-öelda aktsiad oleks olnud, mis ta ära ostis selle Icahni, vaid ta lihtsalt ostis ennast suured sisse. Need on miljardites dollarites, mis ta ostis, et tal on päris suur osalus ja niipea kui ta sisenes, siis see aktsia hakkas lendama ka. Esiteks juba sellepärast, et investorid teavad või see on põhimõtteliselt avalik info, kuhu see Buffett nii-öelda investeerib, eks ju, ja pärast seda tekivad teistel ka nii-öelda, et okei, tal läheb hästi, et siis võib-olla paneks ka sinna veits nii-öelda juurde, eks ju, et see on selline massipsühhoos. Mul tuleb seoses sellega meelde üks intervjuu, kus siis Buffettilt küsiti, et aga mis on siis sinu edu nii-öelda saladus, et miks ei võiks mingi lambi tüüp siis täpselt sinu asju järgi, et see kõik on ju avalik, et kõik teavad, kuhu sa investeerid, eks ju. Et see on tegelikult ju lihtne, sa lihtsalt teegi täpselt seda, mida sina teed ja näed, plaks oledki rikas, eks ju. Aga ta ütles, et põhimõtteliselt täpselt niimoodi ongi, et siin ei olegi mingit raketiteadust, lihtsalt kõik tahavad saada rikkaks, ratsarikkaks. Aga mina tean, et ratsarikkaks ei saa, ma lähen rahulikult, et see on selline slow growth. See on wealth building machine, see ei ole nagu täpselt samamoodi nagu ka kauplemine ei ole üle päeva, üle aasta, see on aastate pikkune töö ja consistent grind. Et ja, võtke see endale, võib-olla soovitan lihtsalt, võtke endale selline mindset juba. Kui te võtate, et see on 10 aastat ma treidin, siis teil läheb see palju lihtsamini, kui et see, et ma olen aasta pärast rikas. Ei juhtu. Aga ja, 4 ettevõtet siis, milles ta omab suurt nii-öelda osalust, need ongi siis üks on see Heinz ja sellised suured nii-öelda teised ettevõtted ala Coca-Cola ja muud ja siis kindlustus ja sellised, et need on siis konglomeraadid, miljardi dollari ettevõtted, kus ta siis omab suurt osalust. Ja üks osa on siis tal raha ja võrdväärsed vahendid, need võivad näiteks võlakirjad olla, mida sa saab võimalikult kiiresti maha müüa. Tootlus on küll suhteliselt väike või põhimõtteliselt olematu, aga ikka parem kui inflatsioon. Ja jah, kindlustusettevõtted, et need on siis põhimõtteliselt odava rahaallikas, millega finantseeritakse ettevõtete ning varade omamist ja ostmist, et läbi nende saab siis teha tehinguid ja aktsia tegelik väärtus on siis see, millega tema siis, mis tema nii-öelda
mida tema siis hästi palju jälgib, on siis see instinctive value ongi siis aktsia tegelik väärtus ja ta tahab saada sealt põhjast samamoodi nagu mina tahan saada kas põhjast või võimalikult hea hinnaga, nagu ikka kõik investorid tahavadki seda saada. Aga tema on nagu nõus siis ootama senikaua, kuni ta näeb, et aktsia on jõudnud sinna oma tegeliku väärtuse nii-öelda keskmesse. Et noh, kui me vaatame praegu näiteks Teslat, kus kindlasti olete kuulnud, et praegu ta tegi seal kõik all-time high'd ära, eks ju, ja käis koguni 2000 peal, üle selle isegi jäi sinna toppama ka, et siis nüüd praegult, noh, seal oli ilmselgelt oli õhku vahel ja see ei olnud tema nii-öelda ratsionaalne siis väärtus, et seal on nii palju õhku vahel ja tema siis, noh, ta teab, mitte et ta hakkaks seal nüüd müüma, aga ta lihtsalt ootab, see võib võtta pool aastat, võib-olla aasta ja ootab, kuni see aktsia jõuab oma tegeliku nominaalväärtuseni. Et tema on siis selline value investor, kus ta otsib õiglase, isegi alahinnatud väärtusega aktsiaid ja tema strateegia põhipunktid on näiteks võimenduse limiteerimine, et ta on väga arukas investor, kuid kes uurib mis tahes investeeringu esiteks võimaliku negatiivset mõju ja tänu sellele on talle intuitiivselt nagu väiksem võimendus, mida ta kasutab ja kuigi on kuuluv jutt, et ta kasutab Kelly kriteeriumi kohandamisest, et määratleda oma positsiooni suurust investeeringus, seda ei tea keegi. Ühesõnaga ta ei tarkilt torma ja ta teab, et see on see, mida ta nii-öelda buildib, see, mida ta ehitab, see on generatsioonidele antakse edasi, eks ju, ja see võtab nagu aega. Ja tulude säilitamine ja reinvesteerimine, et ta on väga selle poolt, et ta ostab iseenda Berkshire Hathaway nii-öelda aktsiat, ostab tagasi kogu aeg. Ja see põhimõtteliselt, kui ta ettevõtte ostab või siis nii-öelda on mingisugune kvartali nii-öelda aruanne, siis teeb seda jaotamata kasumi testi, mis on siis see, et hästi juhitud ettevõtted saavad oma tulu investorist paremini kasutada, ehk siis kas taas investeerides aktsiatesse või siis aktsiaid tagasi ostes, et ta teab, et see on long-term process, et noh, esiteks tal ei ole otseselt seda nii-öelda raha nii-öelda vaja, seda sulas, eks ju, et ta teab, et reinvesteerida ettevõttesse ja oma aktsiaid tagasi ostes on selle long-term value palju parem, kui seda raha lihtsalt nii-öelda investoritele võib-olla maksta, kuigi nad maksavad dividende väga edukalt. Ja niimoodi ongi, et nad ostavad hästi palju oma aktsiaid tagasi ja Berkshire Hathaway kogu aeg ostab. Kui neil on hästi palju vaba raha, neil on reaalselt, ma ei tea täpselt, mis on vaba raha määr on, aga need on miljardid dollarid ja nad ostavad esimesel võimalusel nii pea, kui Buffett näeb, et tema ettevõtte see aktsia hind on õiglane, millega ta tahaks seda osta, siis nad alati lükkavad sinna korralikud summad sisse. Aga sellised õppetunnid siis ühest tema raamatust. Ta on siis, nagu ma olen korduvalt maininud, long-term value investor, ta otsib väärtust ja õiglast hinda ja pikaajalised varad, mis kasvatavad väärtust, see on teda rikkaks teinud ja need on näiteks eraettevõtete osakud, pensionifondide ETF-id ja näiteks ingelinvesteeringud, et need pensionifondide ETF-id, see ongi, kui sa oled selline investor, kes otsib rahulikku, stabiilset tootlust, siis tänastes tingimustes 7-8% ala pensionifondide ETF-is on sulle mega hea tootlus. Arvestades seda, et meil on praegu inflatsioon, täna te saate jäätist osta 1,5 euro eest, järgmine aasta võib-olla enam niimoodi ei saa. Praegu on eriti, kuna seda raha trükitakse nii meeletult palju juurde, siis te mäletate, kuidas saite selle pizzatüki New Yorgis, saite $1. Praegu ei saa enam, praegu saab 2,5 ja see läheb veel üles. Põhimõtteliselt mõelge selle peale, et kogu see teie raha, mis teil praegu pangakontol nii-öelda
on, et järgmine aasta on selle väärtus tegelikult umbes, võtame sellise keskmise, see on tegelikult 3-4-5% väiksem, ma ütleks, koos kõige asjadega, et võib-olla see nagu paneb nagu mõtlema, et peaks rohkem investeerima, vähemalt mind isiklikult. Vot, ja siis põhimõtteliselt need investeeringud peaks siis kombineerima strateegilise portfelliga, mis sisaldavad aktsiaid ja võlakirju ja isiklikult võlakirjades mina isiklikult ei näe mingisugust mõtet. Need on jah, kuigi ma ei tea ka tegelikult väga palju neist. Lihtsalt ma olen aru saanud, seal on intress põhimõtteliselt olematus on lihtsalt selleks, et see inflatsioon nagu täiesti ära ei sööks, et see on lihtsalt selleks, et ta stabiilne oleks vähemalt. Ja hoidke halbadeks päevaks samamoodi nagu praegult, mis tahes inimesel peaks olema buffer vähemalt 6 kuud, eriti kauplejal, et ennem pole kauplejaks mõtet minna, kui sul ei ole 6 kuud vaba raha niimoodi, et sa saad elada, kõik oma küürid maksta, kõik oma asjad ära teha, et 6 kuud peaks vähemalt olema seda nii-öelda raha reservis niimoodi, et sa ei peaks mitte midagi mõtlema, eriti kauplejatel, sest et mõni kuu võib juhtuda, et sa ei saa mitte midagi sealt ja sa peadki arvestama, et sa ei saa. Mina ei eeldagi, et ma teenin midagi, et ma saan midagi nii-öelda välja võtta. Ma olen alati sellise mindsetiga peale turgudel, et see kuu ma ei teeni mitte midagi. Ja ma olen sellega fine, et siis ei tekita neid nii-öelda lootsusi või mingisuguseid pingeid, et sa nüüd pead nii-öelda raha teenima just ainult turgudelt. Et see on väga selline dangerous koht, kus kohas nii-öelda olla, eks ju. Ja passiivse tulu allikad, mis on siis kõige paremad tuluallikad, minul isiklikult neid väga suures osas ei ole mul ainult üks ja see on küll väga väike, et isiklikult mõtlen ka selle peale, et kuidas saada passiivset tulu niimoodi. Ükski tulu ei ole selline päris passiivne, et alati midagi peab ikkagi tegema, aga need on parimad tuluallikad ja kõige parem tuluallikas ilmselt on, kui teil on mingisugune online course, mis lihtsalt müüb läbi ad'ide iseennast, et seda ma olen mõelnud. Aga jah, niimoodi on. Sellised webinare me teeme tavaliselt, vaatame reaalajas graafikuid, räägime psühhooliast ja seda kõike ausal ja läbipaistval viisil ning kolmapäeviti kell 5 ja tavaliselt Admiralist täna siis minu kodust, kuna ma pean olema siin radikatega neid paigaldamas. Aga selge, aitäh teile osalemast ja võite meiega ühendust võtta. In the meantime, kui tekib mingi küsimusi, siis ma olen alati teie ka kontaktis ja suur tänu, et saite tulla ja näeme juba järgmisel kolmapäeval. Kõik head.